Ahoi inimesed, valimised on läbi ja rahvas on oma tahet avaldanud. Oleme täna kutsunud Rae Kultuurikeskuse kogukonna akadeemia stuudiosse, kuidas siis öelda, tahtemängude kuldmedalisti Kerli Lehe. Tervist! Ma just enne ütlesin sulle, et mul on kuidagi jube keeruline soovida õnne, sest et see vastutuskoorem on päris suur. Ma soovin sulle jõudu ja võib-olla esimese asjana ma tahan küsida, et kuidas sa seda tegid? 1306 häält vist või? 1304. 4, näed, 2 mõtlesin juurde. Nii. 1304, jaa. Tõsi, häälte saak on väga vägev ja ma ütlen ausalt, et see teeb mind väga alandlikuks. Ma saan selgelt aru, et mul on pandud väga suur selline kohustus see muutus ära tuua ja ootus inimeste poolt. See mandaat andis selge sõnumi sellest, et muutust on vaja, soovitakse koostööd ja hoolivat juhtimist. Sellest me kohe hakkame rääkima, mis saama hakkab, aga ikkagi, kuidas sa seda tegid? No, et kuidas saada, nüüd ütleme, Kerli saab anda nüüd algajale, kuidas see öelda, poliitmaastikule, sisenejale sellise soovituse, kuidas saada 1304 häält? See ikkagi ei ole nii lihtne, et siin on, ma arvan, ikkagi taustal oma retsept ja seda retsepti peabki vaatama nagu laiemalt. Siin on pikemaajalised mõjutajad ja lühemaajalised mõjutajad. Ühelt poolt on võib-olla see, et päris pikalt on Reformierakond olnud võimul 20 aastat. Ta on olnud koalitsioonis ka, eks ju, Isamaaga näiteks ja nii, aga ütleme, et suures plaanis on väga olnud valitsemise Reformierakonna nägu ja kõnetanud seda valijaskonda. Ma arvan, et see viimane 4 aastat, mis võib-olla ka ütleme riigipoliitika siin taustal oli ja meie siin opositsioonis teiste erakondadega jäi puudu sellest nii-öelda teiste huvigruppidega arvestamisest. Ja ütleme, et siin see koosmõju nüüd ongi riigipoliitika, elu on läinud kallimaks, toimetulek on ikkagi läinud raskemaks, maksupoliitika riigis olnud koormav, see automaks oli midagi, mis tegelikult kõiki kõnetas või väga paljusid ka Raevalla elanikke. Ja nüüd siin siis nagu justkui öelda kirstordil oli veel siis maamaks, mis pani tegelikult, ma arvan, need valijad ümber mõtlema. Et ma olin viimastel nädalatel tõesti peaaegu, et kõik õhtud väljas inimestega suhtlemas ja see tagasiside oli see, et tegelikult soovitakse laia põhjalist koalitsiooni ja seda me täna tegelikult ju olemegi teostamas. No mulle endale tundub, et Reformierakonnale Raevallas sai ikkagi saatuslikuks maamaksu teema, et kui neil seda maamaksu teemat ei oleks olnud, siis nad oleks noppinud kindlasti 10+ mandaati. Et kui sest, et ütleme niimoodi, et kui sa nüüd oled nagu selline, kuidas öelda, täiesti tavaline Raevalla inimene, elad siin, siis sa ei saa ju jätta märkamata, et meil on ilusad lasteaiad, meil on ilusad koolid, meil on ilusad kergliiklusteed, sportimisvõimalused, kultuurikeskus jätab muidugi soovida, aga see selleks on ju, et ilmselt kui oleks seda maamaksu osa olnud, siis mandaate oleks nagu rohkem olnud, aga see maamaks ikkagi, eriti praegustes tingimustes on ju, et sellest, et ikkagi lõikas korralikult. Ma päris lõpuni nõustun, ma arvan, et pigem võib-olla ilma maamaksu teemata oleks Isamaa ja Reformierakond teinud suht võrdlemisi võrdse tulemuse. Küsimus oleks, et kellele oleksid tulnud need hääled juurde, kes siis valimiskünnist nii-öelda ei oleks ületanud. Et sealt oleks võib-olla tekkinud nagu see vahe. Aga ma ütlen, et siin on nagu pikad mõjutajad ka erinevad, eks ju, riigis olnud kriisid, toimetulek, maksupoliitika, et siin see on koosmõjus, et üks või teine asi ma jällegi siin ütleksin näiteks seda, et Jõelähmes ja Viimsis läks see kuidagi teistmoodi, et see on, et kuigi ütleme see riiklik poliitika paralleelselt ju kogu aeg jookseb, on ju, Viimsis isegi vist Reformierakond sai 1 mandaadi juurde, et see on, nii et see on ikkagi natukene, mulle tundub, et see osa, et see olemas, et opositsiooni esindajatena te olete puudutanud ka seda teist osa, et see, kuidas siis öelda, mitte kuulamine või? Jah, ütleme, et võib-olla vallavalitsus jäi viimastel aastatel kaugeks ja võib-olla ka selline inimesi või kogukondasid kuulates selline kantide
väärtuspõhine tasakaal, eks see puudutab investeeringuid, aga see puudutab ka head sõna, toetamist, ütleme, kohalike inimeste initsiatiivi toetamist, algatusi. No see eks ju saab olla erineval viisil, kuidas vald näitab, et ta hoolib ja toetab, või ka sellest, et inimeste mured on kuulatud, milline on kommunikatsioon, mulle tundub, et palju oli kommunikatsiooniga segadust, info ei liikunud, see tekitab pahameelt. Praegu me oleme siis sellises seisus, et tegelikult on juba ametlik pressiteade ära tehtud, et Isamaa siis läheb koalitsiooni parempoolsete ja sotsiaaldemokraatidega. Küsin võib-olla sellise küsimuse, et miks selline valik? No kõigepealt ma ütlen, et me kohtusime peale valimisi kõigi erakondadega, kes volikokku pääsesid ja tegime sellise avatud vestlusringi. Et me kindlasti kedagi ei välistanud, ühtegi punast joont meil selles mõttes ei olnud. Küll aga me hakkasime vaatama seda poolt, kellega meil on kõige suurem ühisosa, kuidas see stabiilsus selle 4 aasta jooksul leida, arvestades seda, et tegelikult me kõik tundsime, et see mandaat anti meile selle jaoks, et teha laiapõhjaline koalitsioon. Et me ei oleks siin, me ka välistasime selle variandi, et me teeme kellegiga koos või ainult parempoolsetega, meil ju ka täna tuleks siis volikogus enamus 13 kohta. Aga just nimelt see lai vaade ja täna täpselt nii, nagu ta on, et on konservatiivid, liberaalid ja see sotsiaalpool on seal juures, annab selle, et see huvigruppide nii-öelda valijad on laialt kaetud, nende huvid on nii-öelda esindatud. Minu jaoks selle valimiste ajal oligi kaks suurt üllatust, et üks oli sinu see häältesaak, see on tõesti, see on mega lihtsalt, et põhimõtteliselt 3-kordne vahe järgmiste numbritega. Ja Alina, sotsiaaldemokraatid. Ma pean tunnistama, et ma tegelikult teadsin ainult nii palju Alinast, et ta teeb seda raamatuklubi, et see kultuuriline kontekst nagu, ja kõik. Rohkem ma ei teadnud temast mitte midagi. Ma ei näinud ka väga reklaam, et no ei nii edasi. No kuna mina olin võib-olla rohkem väljas, siis ma saan öelda, et Alina töökus minule jäi nagu kohe silma. Ja see oli ka selles mõttes, on täna ka näitab, et meie koostöö on väga-väga hea. Et tõesti, aga temal on tegelikult poliitilist tausta ka. Ta on olnud näiteks Jüri Ratase nõunik ja olnud linnaosavanem, et tal on seda tausta tegelikult rohkem, aga võib-olla pigem seotud rohkem Tallinna linnaga, et ta ei ole olnud siin kohalikus Raevalla elus, aga tegelikult juba üsna sellise nii et me saame öelda, et meil on abivallavanema kandidaat juba olemas. Neid kaarte on tegelikult vara avada. Me oleme sisuteemade juures, jah, me oleme üht-teist kokku leppinud, meil on strateegilised suunad, millest me oleme kokku leppinud, oleme ka teinud sellist põhimõttelist kohtade jaotust ja selle leppega allkirjastanud, aga nimedest on täna ikkagi veel vara rääkida. Toimub ka mingi muudatus, et selles mõttes, et ma saan aru, praegu näiteks on selline situatsioon Raevallas, kus vallavanem katab siis ühte abivallavanemat ja kas toimub ka näiteks selles kombinatsioonis üldse mingi muudatus näiteks, et on üks vallavanem, 3 abivallavanemat või jääb neid vähemaks, saab neid rohkemaks? No see on nüüd kõik see teema, kui me jõuame sisuteemadest ennast nii-öelda läbi töötada ja siis me lõplikult tuleme. Et te praegu ei ole veel selles mõttes, et neid nagu punkte nagu väga arutanud? Oleme arutanud, aga ma arvan, et ikkagi on vara veel nagu jagada, et see tekitab võib-olla kuidagi mingeid, ütleme, fookus läheb vale koha peale. Okay. Et sisu on nagu tegelikult selle juures oluline, et sa siin enne ka küsisid, et mis see valik või kus see nagu tuleb, et jah, ühelt poolt on need sisuteemad ja see kattuvus peab olema nagu hea, aga teine oluline on tegelikult see inimeste vaheline nii-öelda läbisaamine, meeskonna nii-öelda töö, et kuidas siis tegelikult see 4 aastat tuleb teha tihedalt tööd. Me keegi ei arva täna, et tööd ei ole. Ma arvan, et seda on pigem rohkem kui vähem. Ja selline omavaheline klapp on tegelikult hästi oluline nagu saavutada. Et see on ka olnud üks asi, mida me nagu selles sünergias otsisime, et kellega neid plaan ellu viia. Aga see nagu sünergia nagu selles mõttes, et see tunnetus oli kohe nagu, et istusite inimestega maha, vaatasid, et okei, et sotsiaaldemokraadid ja parempoolsed, et nendega võiks minna. Kui me selle kohtumise ringi ära tegime, siis me tegelikult veel võtsime korra selle aja, et vaadata ja mõelda.
mis need variandid meil laual on ja siis ühel hetkel tundus see meile tõesti kõige nagu parem variant. Kui sa räägid siin häälte saagist, siis tegelikult jah, mina sain kõige rohkem, minu järel oli Andrus Karlsson ja siis oligi Valina, on ju, kui niimoodi võtta, siis tegelikult see on just kui selline esikolmik. Just. Et ilmselt kuidas sul tunne on, et ma küsin niimoodi pigem, et kas sa tunned neid inimesi juba pikka aega või on nad sinu jaoks täiesti nagu uued? Ma saan aru, et praegu on ka see väga huvitav situatsioon, et praktiliselt vist pooled volikogu liikmed on täiesti uued. Volikogu, jah, laua taga on päris palju uusi inimesi, aga ma arvan, et see ei ole üldse halb. Siin tulebki, eks ju, et meil on kogenud tegijaid, kellel on ajalooline baas seal volikogus tervenisti ja on neid uusi inimesi, kellel on väljast selline terav pilk ja vaade, aga kui sa nüüd küsid konkreetselt parempoolsete ja sotside kohta, siis jah, seal nendes ringides on pigem minu jaoks nagu uued inimesed. Aga see nagu ei ole olnud saanud takistuseks. Täna me käime iga päev koos, veedame tunde koos, arutame sisuteemasid ja ma ütleks, et meie koostöö on väga hea. Ütlesid, kui inimesed on intelligentsed, siis nagu ei olegi probleemi. Ma vaatasin seda, et seal pressiteates oli ka siis kuidagi nagu fikseeritud ära see siuke, kuidas siis öelda, avatud suhtlemine ja läbipaistev eelarve ja võib-olla sa nagu täpsustad seda, et ma just kuidagi mõtlesin selle peale, et ütleme see ikka vallavalitsuselt avatud suhtlemine või selline nagu kodanikule suunatud või vallakodanikule suunatud või heatahtlik, et siis ma jäin mõtlema nagu, et no ma ei tea, et vallavalitsus nagu selles mõttes, et vallamajas olevad töötajad suhtleksid Rae valla kodanikega nagu halvasti või olema juba nii nagu selles mõttes mandunud, et ma ei oskagi seda enam nagu näha, vaid selles mõttes, et ma lasen läbi selle võimaluse ka. Tead, mida te mõtlete seal? Mina üldse selle fookuse tooksin sealt vallaametnike pealt ära. Tegelikult kõik hakkab nagu lõpuks juhtimiskultuurist ja tegelikult hakkab nagu juhtidest peale. Kas inimesed on kuulatud, mõistetud, kas nende mured on pardal, kuidas nendega tegeletakse? Juhtides sa nüüd mõtled nagu ainult neid poliitilised abivallavanemaid või mitte osakonna? Ma mõtlen poliitilist tasandit. Et tegelikult sealt tulevad lõpuks selline see meeskonnavaim, koostöö, kui avatud, mismoodi me asju teeme, kuidas me planeerime oma tööd, kas meil on tööplaanid, on meil pikad vaated, lühikesed asjad, kuidas me kommunikeerime oma tegevusi. Ma arvan, üks suurimaid apse selle kodualuse maamaksuga oli tegelikult kommunikatsioon, mis jäi nagu põhimõtteliselt puudu. Et see, kui ei oleks valimisi, siis ma arvan, et üllatus oleks veebruaris kõigile nagu meeletult suur olnud. No sain ka teada tegelikult valimiste ajal, et meil on siuke asi toimunud. Et noh, see on nagu sellel poolel. Aga kui me räägime eelarvest, siis sellest ma rääkisin ka varem, et oht elada üle võimet, ega siis ütleme, mitte inimestel endal ei ole keerulised ajad, inflatsioon ja kulud. Vallal samamoodi on kulud kasvanud. Meil on tegelikult päris palju haridusasutusi, mida me ülal peame, allasutusi. See on kõik normaalne, aga siis tuleb vaadata ka oma investeeringud üle, et mida me saame endale lubada, mida me ei saa, võib-olla midagi saame ajatada. Lapsed ja pered on kindlasti siin nagu prioriteet meie jaoks jätkuvalt. Lihtsalt kuskil on see tasakaalu koht, mida tuleb nagu otsida. Nüüd selles laiapõhjalises koalitsioonis on väga hea need teemad läbi arutada. Meil on need partnerid, kes võib-olla keegi tõmbab kedagi nii-öelda hoiab seal kuskil nivoo nagu mõistlikkuse tasemel. No ma saan siin ju võtta Pärbeli sõnadega küsida, et mis siis saab ikkagi Rae koolist ja siis selle hariduslike erivajadustega laste keskusest? Need plaanid on kõik töös ja meil ei ole kuidagi plaanis neid maha võtta. Aga kindlasti me vaatame sinna investeeringute kava sisse, on ju, et nüüd on mõnevõrra see viivitus, eks ju, kui valimistulemused kinnitatakse ja saab ametlikult tööle, et meil oleks ka need päris andmed, mille pealt nagu sisutööd tegema hakata, et otsuseid langetama hakata. Et kindlasti, kui me mingeid otsuseid teeme, siis need saavad olema ka hinnatud ja nende mõju saab olema hinnatud. Vajadus samamoodi, eks ju, et Ma saan aru, et see läbipaistev eelarve siis tähendab sisulises plaanis seda, et me vaatame lihtsalt nagu investeeringud üle või on seal veel mingid teatavaid asju, mida te mõtlete seal all? Ja me mõtleme seda tasakaalus nii-öelda eelarvet küll ja ka laenukoormust on ju. See tegelikult lihtsalt meil on oldki päris selline
aeg, kus me oleme pidanud väga kiires tempos ehitama koole ja lasteaedu, see on meile toonud päris suure laenukoormuse kaasa. Meil on piir juba suhteliselt lähedal, see lihtsalt teeb mingid otsustuskohtasid toob, on ju. Et me peame vaatama, palju me saame kuskilt välisvahendeid kaasata selleks, et need ära teostada. Samas peame arvestama, et meil ka tekivad püsikulud, eks ju, nende investeeringute näol. Võib-olla on see tõesti mingisugune muu asi, mille pealt me peame otsustama, aga ma ütlen, et see ei tähenda, et midagi otseselt kohe ära jääb, see tähendab ka seda, et mingid asjad saab ajata, eks. Nii nagu me kodus planeerime oma elu, ega vallaelu tuleb samamoodi planeerida. Muidugi, mis on tegelikult nagu oluline ka, et varasemalt oli nagu ühe erakonna käes kogu see investeeringute pott ja kõnetas ühte valijat, on ju. Siis täna, me ikkagi tunnen seda, et me vaatame ka seda tasakaalu koos, et kuhu me teeme investeeringuid, kas üks või teine kant saab, et kuidagi seda jaotust, on ju. Hajaasustuses on võib-olla pikaaegsed maksumaksjad, kes on tegelikult ka just, kui ootavad juba pikalt mingeid väikseid investeeringuid endale, et seda tuleb nagu kraadides ja tasakaalu koht leida lihtsalt nendes küsimustes. Vähem oluline ei ole tegelikult ka opositsiooni kaasata siin. Et ma sain ise just kogeda septembris, kus ma tegin 18 muudatusettepanekuid ja kõik hääletati maha. Et kas nüüd mitte ükski ei pädenud või ei väärinud arutelu, on ju, et vaevalt. Et ma usun, et ka vaata selline opositsioonist tulev konstruktiivne kriitika või ettepanekud on alati hea nagu pardale võtta. Ja, selles mõttes, et ma just mõtlesin seda, et strateegiline mõtlemine eeldab ju seda, et kõik see nende ettepanekute pakett, mis meile teha, ei saa ju olla ometigi vale, on ju. Ja näiteks, et kui nagu on seda strateegilist mõtlemist nagu antud, siis praegu võib-olla ei olekski nagu Isamaal võib-olla keeruline teha koalitsiooni nagu Reformierakonnaga, on ju. Aga kui sa oled näiteks saanud mingi väga pika aja jooksul kõikide oma ettepanekute suhtes selle, et me ei arvesta sellega, siis nagu, Aga seal taga on vaata valijad, miks ma ütlen ka, et opositsiooni poolt, nagu tegelikult Reformierakond tegi teise tulemuse, eks ju, mandaatide poolest, siis see oleks kuidagi, see oleks mõeldav, et me nüüd üldse nagu nende sõnumid kuulda ei võta. Täna lihtsalt see investeeringute kava ongi nagu väga nende nägu ja tegu, eks ju. Maamaks, nagu ma aru saan, 2026. aastal tuleb Rae valla inimestele ära maksta, aga 2027 on neil jälle soodustus tagasi. Päris nii ei ole. Tegelikult me teeme täna selle nimel päris tõsiselt tööd, et 2026. aastal makstud kodualune maamaks see tõus saaks kompenseeritud vajaduspõhiselt aasta lõpus. Ehk siis 26. aasta lõpus. Aga selle eeldus on see, et see saab võimalikuks neile inimestele, kes 31. detsembri seisuga on Rae valla sissekirjutusega. Kas see tähendab nagu selles mõttes, et vajaduspõhine, et me kuidagi nagu võtame nagu sihtgruppidena, et võib-olla seal mingid paljulapselised perekonnad, eakad? Ei, mitte seda, vaid tegelikult seda, et see toimub taotluse alusel. Need, kes seda taotlema tulevad, need selle tõusu osa kodualuse maamaksu eest siis ka tagasi saaksid. Et see on see, mille nimel me täna tööd teeme. Ja muidugi teine pool, et need uued maksumäärad tuleb siis 27. aastaks siis juba nii-öelda selle soodustusega niimoodi kehtestada, et kodualuse maamaksu vabastust tekiks. Ma küsin nüüd sükse tehnilise küsimuse, ma ei saa üldse aru, kuidas see käib, on ju, et selles mõttes, et aga see tähendab sisuliselt plaanis seda, et inimene maksab selle ära ja siis ta põhimõtteliselt see raha laekub vallale läbi siis ütleme Maksu- ja Tolliameti ja siis vald lihtsalt maksab talle selle tagasi. Tehniliselt. Ja, toetuse korras. Okei. Nii et vald... Aga see tingimus, eks ju, et 31. detsembri seisuga ikkagi tuleb olla sissekirjutus Rae valda. Okei, väga hea. Nii et kõik, kes te seda praegu vaatate 31. detsembriks, kirjutage ennast Rae valda sisse. Lasteaiad. Ma saan aru, et seal on see lahti sidumine sellest miinimumpalgast. Jaa. See on ka, mida me tahame teha nüüd esimeste nii-öelda muudatuste seas tegelikult ära, selle lahti sidumise ja see on meil läbi arutatud, et see läheb töösse kindlasti. Et ütleme, see siis järgmisel aastal kuutasu, ütleme seal kuskil võib-olla 17 eurot tõuseks, siis seda tõusu enam ei tule. Aga mis see nüüd siis ütleme sellele alusharidusele endale tähendab?
see rahaline, ütleme siis nagu, seal on ju kuidagi mingi arvestus, on ju, et selles mõttes, et see arvestus on selles mõttes, alusharidusel selles mõttes ei tähenda, et õpetajate palgad tõusevad nii, nagu need täna nagu on planeeritud ja seal mingisuguseid kärpeid ei tule, et küll aga mida me oleme edasi mõelnud, et kogu alushariduse nii-öelda kulusid vähendada, seal me oleme kaalumas erinevaid variante, see on üks sotsiaaldemokraatide ettepanekutest tuua lasteaia kohatasu allapoole, kas see saab olema nüüd just 80 eurot, seda võimekust ma ei saa lubada, aga allapoole me püüame ta tuua ja selle nimel me täna tööd teeme, et need vahendid leida ja sealhulgas vaatame seda, et õpetajate palgad sellepärast ei kannataks. Ma loodan, et seda ei tehta millegi arvelt, nagu et seda allatoomist. No see on nüüd see koht, on ju, kus on vaja numbritesse sisse vaadata. Aga siin on nagu liiga vara veel need arvutused meil alles käivad. Ma panin tähele, et Isamaal oli selline punkt, me räägime natukene kultuuripoliitikast nagu, et selles mõttes, et valimis siis nendes voldikutes, et jaanipäev 2026 tammikusse tagasi, kas teeme tammikus jaanitule 2026? Et ma ütleks nii, et see on nagu väga kena traditsioon, et meil erinevad piirkonnad ja kandid ja külavanemad ja alevikuvanemad peavad seda eest, et teha neid oma kogukonna nägu inimestega koos ühiseid olemisi. Et kui see vajadus on ja see soov, me oleme arutanud seda, et Jüris ja Assakul võiks olla nüüd ka oma alevikuvanem, seda seni ei ole, aga minu meelest meil on suured kenad kandid ja nad vääriksid ka oma eestkõnelejat. Ja kui selline soov sealt seest orgaaniliselt üles kasvab, ma ei arva, et see peaks olema kultuurikeskuse korraldada, vaid ikkagi inimeste oma algatus, siis neid algatusi selliste jaanitulede näol me kindlasti väga toetame. Ma saan aru, et need väiksed jaanituled ongi toetatud siis läbi REVAX-i, nagu et see tihti peale. See on tegelikult REVAX-ist, jah, nad saavad sellist tegevustoetust, aga see on ikkagi kogukonna enda otsustada, mis nad nende vahenditega teevad, aga see on sellise külaliikumise eesmärgil, jah, ühised tegevused. No eks nüüd uue abivallavanemaga ma pean hakkama kohe jälle seda platsi otsima, nagu et aasta 2026 jaani tule jaoks, et ega me oleme siin, ütleme siis koostöös erasektoriga alati on väga nagu halvas situatsioonis, et sisuliselt maalis teeme seda põldude peale, et saame seda. Ja nüüd me räägime suurest jaanitulest. Nüüd me räägime suurest jaanitulest, jah, et selles mõttes, et mis muutusi veel võiks, mille üle võiks veel mõelda, nagu, et selles mõttes, et ma just kuidagi meenus, et meie viimane kord, kui me kohtusime siin selles taskuhäälingu stuudios oli see, et kuidas me arutasime siis vana aasta õhtuprogrammi. Et jah, et selles mõttes, et ja siis ma mõtlesin selle peale, et ahaa, et nüüd saab nagu põnev olema, et kas me hakkame, kuigi tegelikult ega me siin Rae kultuurikeskuses ka midagi üle mõistuse sellist postmodernistlikku idee on ju, et kas me paneme ka oma selles kultuurikorralduslikus või kultuuripoliitikas mingid rõhuasetused kuskile. Näiteks mina olen tükk aega nagu mõelnud seda, et me oleme nagu huvitavas situatsioonis. Et me küsime nagu laste käest, kes käivad õhinas, rahvatants, rahvapillid, kõik selline osa, küsime nagu raha, on ju, ja siis on meil täiskasvanud, kes käivad koorilaulu tegemas, rahvatantsud asja, nende käest me raha ei küsi. Ja ma olen öelnud seda, et see on selline nagu kultuuripoliitiline otsus, et seda ei otsusta nagu Rae kultuurikeskuse juhataja, vaid see on nagu see, et mis poliitika meil on Rae vallas, et selles mõttes, et ja mis huvitegevuse kord täiskasvanutele meil on. Et kui meil on selline täiskasvanutele suunatud huvitegevuse kord, nagu et kõik täiskasvanud panustavad ja näiteks lapsed ei panusta, tegeleda rahvakultuuri asjadega, siis mulle endale tunduks, et see on suhteliselt mõistlik. Aga väga hea, et sa selle teema lauale tõid. Kultuuriteemad on meil juba korra laua pealt läbi käinud, nende teemade üle me arutelu pidanud.
selge on see, et me toetame seda, mis on inimestele nagu tore ja hea ja kus nad käia tahavad ja ütleme, et see on kahtepidi, eks ju. Ühelt poolt osadel inimestele meeldib laulda, tantsida, teha midagi muud ja on teine pool sellest, kes naudivad seda kultuuri käia vaatamas seda, eks ju, mida siis teised teevad, on ju. See tasakaal on hea, siin me näeme, et probleemine vanad traditsioonid vaja toetada ja uued samamoodi. Eks see kehtib ka spordi puhul tegelikult, kultuur, sport, siuke et koos tegutsemine. Mis nüüd puudutab nüüd konkreetselt seda nii-öelda rahastuse teemat, see on tõesti midagi, millele sisse peab vaatama. Me arutasime ka seda, et ühelt poolt oleks kuidagi vaja nii-öelda ütleme, erinevates kogukondades, ka äärealades kuidagi rohkem toetada seda kultuuri tegemist ja neid võimalusi luua. Üks võimalus selleks on tegelikult rohkem avada valla allasutusi nii-öelda kultuuri tegemiseks nendele inimestele, kes saaksid selle ligipääsu. Okay. Aga siin on see sama koht on ju jõuame, et kes maksab ja kes ei maksa on ju päeva lõpuks. Ja üks asi, teine asi on see, et eks me oleme siin, ma ei tea, mingi 6 või 7 aastat tagasi rääkisin, et minu jaoks on see väga lihtne. Nagu, et meil on olemas Vaks nagu ja näiteks ma võin tuua täiesti konkreetse näite, kuidas see toimib nagu Vaskjala külasatsiga. Rae koolimaja, neil on seal 30 tundi kuus, et mida nad seal teevad, see ei ole ei minu ega selles, nad teevadki mõistlikke asju seal nagu, et ma ei mõtle, aga kuidas nad seda ruumi kasutavad, kas nad teevad seal mingit huvitegevust, korraldavad oma kontserti nagu, et see ei puuduta üldse minna. Ja tegelikult kõik need allasutused võiksid selles mõttes olla nagu täpselt samamoodi nendele alevike ja külaseltsingutele nagu avatud õhtusel ajal, kus nad saaksid täpselt samamoodi näiteks 30 tundi ja see, kas te teete joogat seal või et näiteks kas või seal hakkab ju pihta see sama nagu ütleme see pool, et kui tuleb joogaõpetaja, siis kõigi eelduste kohaselt ta tahab raha saada. Ja nüüd, kui selles, kuidas öelda, selles avalikus ruumis on ju, et selles mõttes, et mida ju kohalik omavalitsus nagu, mis on ära määratletud on ju, et kui seal toimuvad mingid teatavad finantsilised tegevused ja nii edasi, et põhimõtteliselt peaks nagu renti võtma on ju, et selles mõttes, aga kui anda neile see 30 tundi, et ise teate, kuidas seda sisustada. Kas te teete seal keraamikat, teete seal joogat, teete seal külakoosolekut nagu, et see ongi teie enda asi nagu, et selles mõttes, et ja meie väga ei sekku sellesse nagu. Aga täna tegelikult ei ole nii. Kõikidel kantidel ei ole seda ligipääsu, see on nagu kokkulepete küsimus, aga tegelikult see ootus meil on. Ja, me ei pea nagu selleks ehitama igale poole külamajasid, et seda sama 30 tundi oleks võimalik teha. No varsti saame need lasteaiad ümber kohandada, et selles mõttes, et ju siin on ju mingid teatavad märgid. Aga see küsimus on nagu pigem nagu, mulle tundub, et see küsimus on nagu selles, et ma näen ka sellel avatusel oma mingid negatiivseid külgi. Ehk siis see sama, et kes vastutab, kes koristab, et kus see ressurss tuleb nagu, et oleme selle peale ka mõelnud. Oleme juba nagu neid järgnevaid samme ka mõelnud, aga see ei ole midagi, mida tahaks teha ülevalt alla, seda tahaks teha kogukonna, esiteks on see vajadus on ju, et seda teha, teine asi see vastutulek ja läbirääkimised on siis juba nagu osa sellest. Aga seda peaks tegema ühetaoliselt, selles osas ma olen sinuga nõus. Ja ma mõtlen, et meil on nagu väga geniaalne situatsioon on just tänu sellele Vaksile nagu, et selles mõttes, et läbi selle Vaksi saaks nagu täiesti rahulikult nagu see Vaks võikski olla nagu koostööpartner nagu siis nendele koolidele, asjadele öelda, näete, et siin on need inimesed, kes esindavad Vaidat, Lagedit, Suursood on ju, ja palun, et nendele siis tagada nagu ligipääs nendesse kohtadesse sellise aja nagu mingis raames on ju. Ja võib-olla see paneks ka nagu selle asja nagu tulevikus veel laiemaks on ju, et kui me juba planeerime mingid asja, nagu, et selles mõttes, et ala mingit uue mingi hoone ehitamist, mil peaks olema ka selline kogukondlik funktsioon on ju. Siis me võiksime mõelda kohe juba sinna sisse selle, et kuidas saab sinna eraldi ligi pääseda. Uuesalu lasteaial, palun väga uhke uus ehitis ja seal on selle peale mõeldud, seal on eraldi sisse pääs. Tasu kasutab ka keegi seda Uuesalu lasteaeda nüüd. Vaata siin ma jään sulle värskelt avatud lasteaed, aga kindluse kool on jällegi üks hea näide, eks ju.
kus saal on suurepärase akustikaga, on ju, tehakse näiteringi, laulukoorid, et tegelikult see on üks hea näide, et on võimalik küll avada ka õhtusel ajal nii-öelda kooliruumid. No ütleme, siin on veel omad mingid nüüd veel väiksed nüansid, et kui tahaks seal näiteks mingit sündmust teha, on ju, et ala mingid kontsert ja nii edasi, siis jaa, loomulikult, kui seal mängivad klassikaline muusika, teatrietendus on ju, siis võib-olla seda kohvikut ülemäära palju vaja ei ole, on ju. Aga kui see on juba natuke meelelahutuslikum teema, on ju, siis võiks tahaks nagu veini ka juua. Ja siin hakkavadki need samadele piirangud peale, on ju, et see sama tegu on kooliga, haridusasutusega, on ju, et selles mõttes, et ja see teeb natuke asju keerulisemaks. Muidugi ma saan aru, et seaduses on olemas need võimalused, alkoholiseadused, et mingil koolivälisel ajal nagu, et võib siis nagu tegelikult mingid teatavad asju nagu müüa. See tundub mulle nagu järgmine samm. Ma jääks selle juurde, et üldse inimestel on võimalus, kus kodu lähedal käia mingid asju tegemas. Et tegelikult siit Jürist edasi lõuna poole kõik, sa pead ikkagi sõitma pea 20 minutit üldse, et jõuda siia spordisaali või tulla mõnda ringi, on ju. Et loome üldse need võimalused inimestel koos käia. Kultuurikeskuse juhina ma ei saa sult küsimata jätta seda, et millal me hakkame tegelema infrastruktuuriga. Ehk siis kultuurikeskus on täiesti kohutav kõik, mis puudutab akustikat, kõik, mis puudutab ütleme meie valgusparke ja nii edasi. Ja teine asi on see, et see sama avalik plats kuskil laululava või lauluväljaku, et samas, et ma kuidagi, see on tõesti nagu, ma lihtsalt proovin sulle kirjeldada seda situatsiooni, et kuidas ma seisan lõpuks mingil sukse suvalisel põllul ja siis mõtlen, et issand jumal küll. Aga see on ju kestab aastaid. Et ma mõtlen, et mis ma peaksin tegema nagu sellist, et siis kuidagi nagu, ütleme, need inimesed, kes nende otsuste juures on, et selles mõttes, et nagu kuidagi jõuavad sinna, et kuule, aga päriselt ka, seal oli ju mingi tuhandeid inimesi nagu, et selles mõttes, et järsku peaks nagu mõtlema selle peale. Jah, sellel teemal me oleme ka rääkinud Toomas. Nii, väga jah. Ma ei saa sulle kohe siin midagi lubada, aga see teema on vähemasti pildis, kui see nagu südamerahu pakub, et see on olnud osa sellest kõnelustest kogu see heli teema samamoodi. Ja loomulikult, ega selle jaoks ei pea ju, ei ole ju neurootik nagu selles mõttes, et olen adekvaatne inimene, et ma saan ju väga hästi aru, et siin on saalis võimalus saada ka see heli suhteliselt normaalseks, aga see on ilge sipsimine nagu, et aga põhimõtteliselt see võimalus on olemas. Ja kui me kogu aeg ennast Viimsiga võrdleme, siis ütleme, see Viimsis on olemas mingi kohad, mis mulle... Sa küsisid muidugi selle platsi kohta. Ma saan aru, sina mõtled väga suurt platsi, nagu see Jaaniku plats. Need suusamäe arendus ja sinna ümber, seal on tohutult maad. Üleüldse on vaja visiooni, kontseptsiooni sellest, mis, kus ja kes ja hakata seda nagu laiemalt sellega tegelema, see on ka fookuses. Küll, aga ütleme, mis on ka tore asi, hästi käime tõmmatud kultuurikeskusega koostöös on olnud Kurnapargi kontsertid ja ütleme, Kurna sellise siis ütleme kogukonnakeskuse loomine sinna mõisapargis on üks lagunenud mõisahoone. See võiks olla nagu tulevikus midagi või vähemasti võiks seal pargis olla midagi sarnast, mis teenindaks seda parki, oleks discgolfaritele, oleks nende erinevate sündmuste korraldamisel selline tugisammas meile nagu täiendavalt, et see annaks ka võib-olla siis nii-öelda kultuurikeskusele rohkem väljundid seal erinevaid võib-olla teatrilavastusi või muid asju teha, on ju. No seal on, ütleme, oleks vaja mõned investeeringud teha, et selles mõttes, et ehk siis kõik ju need kontsertkorraldajad, kes korraldavad suvetuure ja teatrituuride korraldajad iga aeg-ajalt aasta lõpus ja aasta alguses mulle helistavad, küsivad, et kuule, et kas teil nüüd on juba olemas mingi koht, on ju, et selles mõttes, et ja siin muideks me peame tänusõnad ütlema Jaanitulele. Sest tänu Jaanitulele on jäänud väga paljudele Eestis olevatele kontsertkorraldajatele selline tunne, et Rae Vaalas saab teha väga suuri asju. Ja see, tõesti, et selles mõttes, et turunduslikus mõttes on ta väga hea. Ja siis ma ütlen alati, et ei ole. Ja siis kontsertkorraldaja
suvelavastuste, suveteatrite tuuride korraldaja, ta mõtleb kohe nagu a la Arne Valmis, et okei, ma pean nüüd tellima nagu mingi jube palju neid aedasid, on ju, ja see on, noh, ma lähen pigem koseldan ära, et seal on lihtsam, seal on aiad olemas juba, et see on, või lähen sinna Arukülla, et see teen seal väljas kuskil ära, sest et noh, seal on ka plats olemas, aiad on olemas nagu, et ta ei pea selle infrastruktuuri probleemiga nagu tegelema, et selles mõttes, et sest et ehk siis noh, jällegi, et kui me tahame no näiteks seesama, et kui me tahame näidata kino või tahame, noh, ütleme, teatriga ei ole veel hullu, et selles mõttes, et homme ongi teatrietendus või õigemini täna läheb see podcast üles, taskuhääling läheb üles, täna on meil teatrietendus, Rakvere teatrietendus, et selle teatriga ei olegi väga palju probleeme, võib-olla ei ole ka selliste akustiliste kontsertidega nagu probleeme, aga nüüd, mis puudutab natuke juba meelelahutust ja mis puudutab, noh, ma ei tea, kui näiteks muusikali tahaks kuulata, siis oleks see väga raske. Ja täpselt samamoodi see kogu see tehniline park nagu, et selles mõttes, et siin on ikkagi, noh, ta on nagu iidamast ja aadamast ja ma tahan öelda Kerli seda, et ma lihtsalt ei kurda, et ma olen ka proovinud otsida nagu neid, üks asi on see, et noh, ma panen neid iga aasta eelarvesse ja nad võetakse sealt ära. Teine asi on see, et ma olen ikkagi proovinud otsida reaalselt nagu mingid kohtasi, kus võiks selle jaoks raha saada, noh, fonde ja nii edasi, sest et Kultuurikeskus teeb väga palju süvakultuuriüritusi just Eesti Kultuurkapitali toega, et me selles mõttes, et ei kasuta oma eelarvet nende asjade jaoks nagu, et selles mõttes, et rahvakultuur ja ütleme selline süvakultuur, kaasaegne süvakultuur on ikkagi toestatud ikkagi suurelt jaolt nagu Eesti Kultuurkapitali poolt, et noh, selle peab fookusesse võtma, sest et noh, muidu läheb nagu piinlikuks, et selles mõttes. Sa ei pea mind tegelikult veenma selles. Et ma ju ise olen näinud ja me oleme sinuga juba üsna kaua tuttavad siin majas ka, et selles mõttes ma täitsa mõistan ja saan sellest murest aru. Sest ma ütlen, et näiteks ma toon sulle näite, et viimane kord, kus ma ikkagi tundsin nagu ennast nagu kuidagi väga nagu, noh, ütleme, on mingid teatavad aktused ja sellised asjad, sa saad valgusega ära peita mingid asjad. Aga näiteks meil oli see 1. oktoobril see ettevõtjate päev nagu, ja ma ikkagi tundsin ennast väga nagu halvasti nagu, et issand jumal nagu, et no. Seal ei olnud lihtsalt, ütleme selle ettevõtluspäeval, ma saan aru, et seal ei olnud väga suurt eelarvet, et neil ei olnud võimalus selles mõttes, et see kõik nagu siis, kuidas siis öelda, kõik need iluveod ära kaotada, et kõvasti puudrit ja pahtlit peale ja siis on nagu täiesti nagu oka. Vastutus, et kõik nüüd ühest küljest ootavad seda, nüüd ütleme selle viimase osa, et me oleme tegelikult juba need olulised teemad nagu üle käinud, et selle viimase osa saame olla natuke filosoofilised, et vastutus, et kõik ootavad nüüd mingit teatavat muutust, et me oleme siin need märksõnad nagu ära markeerinud, et see vallavalitsuse selline avatud ja positiivne suhtumine. Juhtimiskultuur on ju, opositsiooni kuulamine, et kui neil tulevad head ettepanekud, siis te arvestate nende ettepanekutega. Konstruktiivsed arutelud, kõik on oodatud. Just. Ja ütleme see eelarve tasakaal ja läbipaistvus nagu, ka kantide põhiselt ma ei mõtle siin nagu, et kõik peab olema niimoodi 50-50, vaid lihtsalt seda tasakaalu niimoodi kombata, eks ju, et kõik tunnevad, et neid on kuuldud, nähtud ja midagi on nende kodu heaks ära tehtud, eks ju. Aga too mingi konkreetne näite, ütleme, et sa ise oled ju suursoost nagu, et selles mõttes, et mis on näiteks, mida sa ootaksid nüüd, kui sa olid, ütleme, seal istusid volikogus opositsioonis, et mida sa ootasid suursoole? Ei, suursoo ei ole teema, vaata, ma ei ole nagu olnud, jah, tõsi, ma läksin poliitikasse kunagi sellepärast, et koolibussi teeseks must katte. Et noh, ta sai ja ikkagi kulus selleks 4 aastat. Kaua tehtud kaunikene. Kohe ei läinud. Aga selles mõttes, et ma olen Urvastes Salusse ajanud nüüd koolibussi teed välja ja seisnud kogu Vaida tegelikult piirkonnaga nüüd juba ammu laiemalt Rae valla eest, et kõnelenud. Kohati on nii mingites teemades, et sa pead seal laua ümber olema ja tuletama meelde, et kuulge, see on ka oluline või need inimesed ootavad ka või et kus nüüd see asi kukkus sealt eelarvestrateegiast välja või et toome ta laua peale tagasi, on ju.
et kus on selle koht. Et jaa, aga kui nii mõelda, siis kas või näiteks Vaida Aleviku Jaaniku plats ootas väga pikka aega. Nüüd viimastel kuudel tegelikult tehti jõudsaid liigutusi. Head valimised on 4 aasta tagant. Et seda, see ei peaks käima niimoodi, et vahetult enne valimisi hakkame sellist Potjomkinit tegema. Ja noh, lihtsalt sellised, ütleme, et mida me ise tajume, et võib-olla eelarvestrateegia peaks olema siukene pikk vaade, no tegelikult peaks vaade olema veel palju pikem, aga ütleme, et see vaade peaks olema pikem, aga siis me näeme, et iga aasta seda muudetakse niivõrd palju ja rahasummadega mängitakse, et noh, siis mingil hetkel öeldi ka tõesti Jüri koolibussi teele Suursoo külas, et eks ju hange kukub läbi, aga te olete sealt võtnud ju poole vähemaks selle need vahendid, no ta pidigi läbi kukkuma, eks ju. Ja ega neid asju on, ütleme, selles mõttes, et kui me nüüd räägime sellest strateegilisest eelarvest nagu ja sellisest pikast vinnast, et siis seesama Kurna, millest me siin rääkisime, et see Rae koolimaja Vaskjalas, nagu, mis ei ole üldse väga heas seisus nagu, ja me ei ole tegelikult isegi seda esimest etappi ära teinud. Ehk siis aastal 2016, kui ma tulin Rae valda sügisel, see sügis juba 9 aastat, et siis 2017 me saime selle Rae koolimaja Rae kultuurikeskuse hallata, saime kohe ära renoveerida ta ja nüüd, noh, ma pärast mõtlesin seda, et tegelikult oleks pidanud põhjalikumalt seda tegema, sest et 2017 oli veel neid rahalisi võimalusi rohkem, et me tegime sellise ikkagi suhteliselt kerge nagu sükse värskenduse, kõik oli väga lahe, nagu et samas, aga nüüd aastal 2025, kui sellest on möödunud ikkagi 8 aastat, nagu, ja me ei ole suutnud seda esimest sammu ära teha, et seda naabriga seda korterit lihtsalt ära osta. Siis pluss on nüüd meil tekkinud ka ju siuke, noh, ütleme siuke nagu probleem veel selle teega, nagu et samas, et siis, keerukusi ja noh, parkimisküsimused ja seal neid keerukusi on ja kanalisatsiooniprobleemid. Aga ma pean ütlema, et väga märgiline läbirääkimised kõigi erakondadega toimusid just seal Rae vannas koolimajas ja oli nii mõnegi inimese jaoks esimene kord sinna tulla. Nii et no mulle väga meeldib, mulle näiteks väga meeldis vanasti, et kui volikogu toimus Rae kultuurikeskuse saalis, et siis meie jaoks oli, noh, et vaadake nüüd neid võimalusi oli tehnilisi, nagu et näete, et noh, et meil on siuke nagu analoog nagu selles mõttes, et see lina on, mis käib sealt alla, et noh, need servad natukene on nagu siuksed laperdavad nagu, et noh, et see on alati nagu võtta hea, siis see volikogu inimene seal istub nagu, et ta on ütleme, see tahteavaldus seal ta on kohal ja siis ta nagu fikseerib seda, mõtleb, et aga miks siin siuke lina nagu, või et noh, et oled seal Rae koolimajas, kergelt vaatad seda põrandat, vaatad seda plekki seal laes, mõtled, aga miks siin haiseb? Ja siis võib-olla on nagu see, et kui sa loed seda eelarvet ja saad aru, et seal on siis etapp, et tahetakse see kanalisatsioon, asjad ära teha ja vesi sisse tuua ja nii edasi, nagu, et sa hakkad mõtlema, et okei, et see on hea mõte nagu, ja nüüd tulekski teha seda, et nüüd tuleks see ära teha ja see ära teha ja ütleme, et nende koalitsioonikõneluste käigus oli mõnevõrra oligi lihtsam, kui me jõudsime selle punktini, et Rae vana koolimaja peaks ka tegutsema, siis noh, olid juba osad asjad nagu kohe selged, eks ju. Sest inimene oli seal käinud, et selles mõttes on sul õigus, et selline oma silm ja vaibu kuningas. Ma ei tea, mida sulle soovida. Soovingi sulle siis seda, et sa hoiaksid nagu seda oma avatud meelt. Ehk aastal 2026 võiksime moto avamisega ära teha, et kui me saame teie eelarvesse. Ja ma olen alati mõelnud seda, et tegelikult väga oluline asi, mille, kuidas öelda siis, mida ma märkan aina rohkem ja rohkem, on see probleemid emotsionaalse intelligentsusega, ehk siis nagu empaatiavõime. Et see kuidagi on aina keerulisemaks ja keerulisemaks läheb see. Et ehk siis ja ütleme, võimu puhul on, tihtipeale juhtub see, et inimesed saavad väga suure võimu osaliseks, et siis neil võib juhtuda, et see emotsionaalne intelligentsus läheb nagu tuksi või.
nagu, et samas, et tekib natukene seda ilmeksimatust, natukene sellist nartsismi. Ma mäletan siis, kui Madis oli vallavanem, siis ta ütles mulle kunagi üks asja, et me seal juttu, et Toomas, kui ma tropiks muutun, siis ütle mulle. Et selles, et nagu, ja siis muidugi nagu, kui ta juba nagu oli tropiks muutunud natukene, siis ma sain aru, et mul ei olegi seda talle enam võimalik nagu öelda. Nagu, et samas, et kuidagi, või et see, et mitte, et Madis, kui sa nüüd seda vaatad, ma ei taha öelda üldse seda, et sa kuidagi tropiks muutusid, aga lihtsalt, et see ongi väga keeruline, et selles mõttes, et eks siis ju inimene, et see poliitika tähendabki hästi palju kompromisse ja siis neid kognitiivseid dissonantse ja tunnetuslikku ebakõlasid ja ma nagu selles mõttes tõesti inimesena siiralt soovin sulle, et sa kogu selle vastutuskoorma alla, mis sul on laetud selga selle 1304 häälega, nagu, et see on see pluss siis ütleme see, pluss siis veel kõik need igasugused ohud, mis selles on, et sa kõik terveks jääksid. Aitäh! Aitäh teile ja kui te Kerli käest tahate midagi küsida, siis selle video alt te saate siia video alla te saate esitada need küsimused ja siis Kerli, kui ta seal Toomas Aru Raekultuurikeskus või siis Raekultuurikeskuse Facebooki vaatab ja näeb, et seal mõned küsimused tal on, siis ta võib ka nendele küsimustele seal vastata. Teeme nii. Kerli, ma soovin sulle siis jõudu ja mul on see kingitus ka. Tegelikult on selline raamat, näitan selle siia, et head lugemist. Aitäh!